liikumine, kui nii võib öelda, on olnud eespool õppekava arendusprotsessi või õieti selle sees, et kui me räägime uutest õppekavadest, võib-olla nad nii väga uued enam ei olegi, eks me oleme juba harjunud siin juba peaaegu 2 aastaga nende õppekavadega, aga mis on uus ja mida tuleks juurutada ja mida tuleks korrata ja väsimatult korrata, on just see, et uutes õppekavades või siis praegu kehtivates õppekavades on kogu see temaatika, lapse individuaalsus, aktiivsus, õppes osalemine, kõik see on seatud esikohale õppekava üldosas välja toodud sihtidega ja just sellest peaksime lähtuma. Ja kõik need ainekavas olevad nii-öelda pudi-padi, mis heas mõttes loomulikult on oluline selleks, et laiem pilt tekiks, on tegelikult ainult vahend selleks, et saavutada seda üldeesmärki, ehk siis seda, et kujuneks välja noor, mõtlev, analüüsiv, iseendaga toime tulev inimene. Oma slaide, kõigepealt kui meil korraldajatega oli juba, ma arvan, et see oli mitu kuud tagasi, kui me kohtusime ja rääkisime sellest konverentsist ja sellest, et võiksin ettekande teha, siis tollel hetkel kiiruga antud pealkirja mõte siis vaade Eesti üldhariduse tulevikku, mis on tänase päevakavas siis ka minu ettekande pealkirjana toodud, tundus mulle kuivana siis, kui ma hakkasin tegelikult reaalselt seda ettekannet ette valmistama. Ja sellepärast sõnastasin ta nii-öelda vormis, siis tõin juurde teise variandi veel, et avastades õppimist, ma loodan tõesti, et nii-öelda ühelt poolt viidates kogu aeg ametlikele dokumentidele, teiselt poolt jäädes selle Euroopa Liidu keskseltki on väga tõsiselt välja tõstetud loodus- ja täppisteaduste erialadel õpetajate osakaal, et LTT on väga tõsine sõnum kõikide riikide jaoks LTT arendamine, et see on oluline. Ja haridusest väljalangejad, võib-olla tundub, et siin ei ole mingit seost avastusõppega, mina arvan, et on väga otsene seos. Mina arvan, et haridussüsteemist põhikoolis eriti langevad välja, kes meil peamiselt langevad. Ma küll ei tohi, ma saan aru, ise vastata, sest see surmaks kohe, aga ma tean, et te teate, et haridussüsteemist väljalangejad on peamiselt 3. kooliastme poisid, ütleme niimoodi. Vanus 13, 14, 15 ja mina arvan, et üks peamisi põhjusi väljalangevusest on just see, et tegelikult neil kaob sel hetkel huvi, nad ei ole valmis, nagu siin öeldi juba, neil on teised huvid selleks vanuseks, nad ei ole valmis istuma 45 minutit koolipingis niimoodi kinni aheldatuna ja tuupima pähe, ma ei tea, Pythagorase teoreemi või Mendelejevi tabelit. Et see on just see, millega saaks aidata avastusõppe, et teha kooli õppimine huvitavaks, mitte ainult poistele, tüdrukutele ka, aga ja see otsapidi kindlasti mõjutaks ka seda haridussüsteemist väljalangejate rolli, annaks neile laiema baasi edasiminekuks. Millised on üldhariduse prioriteedid siis lahutamine, liitmine, kokkupanemine? Ma arvan, et rõhuasetus tegelikult peaks olema mujal, rõhuasetus peaks olema sisul, rõhuasetus peaks olema sellel, kuidas aidata põhikooli taaskord leida see eneseväärikus, see olulisus, et tegelikult põhikool, olgem ausad, kõige rohkem pannakse baas nii-öelda kas lasteaias või siis alushariduses tegelikult kõigeks, mis edasi tuleb. Ja selles kontekstis põhikool kui nii-öelda alushariduse pakkuja, aga ka teise ja 3. taseme hariduse pakkuja, astmehariduse pakkuja on väga olulise märksõnaga. Ehk siis on oluline õppekava rakendamine, ma arvan, et seda siin ma olen juba eelnevalt päris palju toonud ette ja
ja sellest ma siin rohkem ei räägi. Eestikeelsele aineõppele üleminek vene õppekeelega gümnaasiumis on ka üks märgiline sõnum ja ma arvan, et siin on, kui me rääkisime, mõeldi professor Taaglepere ütles, et see avastusõpe on Eestis küll hakanud juurduma tasapisi ja tugevalt, aga ilmsesti ei ole veel massidesse jõudnud, ei ole muutunud selliseks professor Taageperale, et me kaotame aega avastusõppe läbiviimisel. Mina arvan, et me tegelikult laias laastus võidame aega, sest et me kaotame tegelikult seda väärtuslikku aega võimalikult vähem. Et tegelikult niimoodi loengu vormis ja autoritaarselt teadmisi edasi andes me tegelikult kaotame seda sisulist aega palju rohkem, kui näiliselt võiks tunduda, et need õpilased seal jooksevad